Kui 70-eurone šampoon oli meil skooriga 52, siis mis on vana aja? Rimist saadud pantene on palju parem. Silikoone ise ei pea absoluutselt kartma. Sellist kaadrit ei oleks ma siin kanalil oodanud. Ma ei näinudki teid seal. Minu andmete kohaselt 74% inimestest lihtsalt vaatavad meie videosid, aga nad ei ole subscribe itud. Ma ütlen ausalt, see on solvav. Nii et ole hea, vajuta seda subscribe nuppu. Sinu jaoks on see täiesti tasuta, aga meile tähendab see väga palju. Oli aeg, kus naised valisid šampoone selle järgi, mis toode neid kõige rohkem solvab. Teate küll, elutud, katkised, kahjustunud, tuhmid, koledad, rasvased, haisvad ja nii edasi. Oluline oli nimi, mitte koostisosad. Aga nüüd oleme aastaid elanud selle teadmisega, et poe šampoonid on täiesti kohutavad meie juustele. Silikoni balsamites on halvad ja sulfaadid šampoonides on otse põrgust. Immediately no. I'm telling you right now, I seen what I needed to see. Põhimõtteliselt suunati meid ostma tooteid, kus on kõige rohkem mingisuguseid müsteerilisi aineid välja jäetud. Aga tuleb välja, et enamus sellest jutust oli lihtsalt nende kallite ja lahedate brändide nõme marketing. How I love being a woman. Silikoonid on tegelikult olnud turul selline 1950-ndatest aastatest alates. Kui mingisugune uus bränd tuleb turule, siis see on nagu üks asi, millega sa saad näiteks eristuda, et meie toodetes neid asju ei ole ja selle tõttu justkui nagu meie tooted oleksid paremad, mis alati ei pea paika. Shampoo is made from natural ingredients and provides a gentle cleanse without the use of harmful chemicals. No parabens, no sulfates. If you guys are looking for a product that adds shine to your hair and doesn't have silicones. Eriti näiteks, kui me räägime ka parabeenidest ja samuti silikoonidest, sagedasti räägitakse neist nagu negatiivses valguses võib-olla ebaõiglaselt palju. Internet on teinud täieliku kannapöörde, kui enne reklaamiti neid puhtaid ja erilisi juuksehooldustooteid, siis nüüd on hakanud inimesed aru saama, et need brändid veits skämmisid meid. Inimesed näitavad, kuidas nende juuksed on palju halvemas seisus pärast seda, kui nad on aastaid hingehinda maksvaid šampoone sõna otseses mõttes kraanist alla kallanud. Nüüd on hakanud nii juuksurid, arstid, influencerid kui ka tavalised inimesed influentsima teisi, et mingi 50 € panna öko-möko šampooni alla ei ole üldse väärt seda, kui Rimist saadud pantene on palju parem. Kindlasti mitte küll kõik, aga paljud brändid ehitasid oma tooted üles selle peale, et tavalised šampoonid on täis igasuguseid ebavajalikke ja kahjulikke kemikaale. Need tooted, kus neid ei ole, on ainus viis, kuidas päriselt saavutada terved, pikad, ilusad juuksed. Ma olen kõige odavama šampooni otsingul ja valikut on päris palju. Ma alguses mõtlesin, et see puhas loodus on siin kõige odavam, aga siis ma nägin seda. Aga mida need kurikuulsad silikonid ja sulfaadid siis tegelikult teevad? Räägitakse, et sulfaadid on liiga karmid meie juustele, aga tegelikult sulfaat on see, mis päriselt puhastab meie juukseid ja peanahka. Näiteks, kui su juuksed kipuvad minema õliseks, siis sulfaadivaba šampoon ei pruugi üldsegi neid puhastada ja su juuksed jäävad pärast pesemist ikka mustaks ja elutuks. Kas on mõni inimene, kellele sobib näiteks pigem see sulfaadivaba šampoon? Jah, on tõesti patsiente, kellel sobivad sulfaadivabad šampoonid võib-olla veidikene paremini. Probleemse peanahaga, eriti sükese tundliku peanahaga inimestel, ma pigem soovitaksin tõesti osta apteegist tundlikule peanahale mõeldud šampoone ja vahendeid ja vältida pigem selliseid naturaalseid tooteid, sellepärast et seal on sagedasti kasutatud erinevaid selliseid taimeosiseid, mis võivad seda niigi üles ärritunud nahka
hoopiski veel rohkem nagu punetavamaks ja sügelevamaks viia. Silikoonidega on sama jama. Šampoonitootjate sõnul peaks neid nagu lausa kartma, aga tegelikult ei ole üldse nii. Silikonid aitavad kahususe vastu, jätavad ilusa läike ja isegi kaitsevad veidi kuumuse eest. Kui sa vaatad juuksekarva mikroskoobi all, siis ta tegelikult on nagu väike kuusepuu ja silikon on see, mis aitab selle teha üheks siledaks karvaks. Ja tänu sellele su juuksed ei lähe näiteks pusasse. Põhimõtteliselt silikoonide mõte on jah see, et nad tekitavad sellise üli õhukese kihi sisse sinna juukse pinnale. See, kus on näiteks mingi mikromõra, sinna see silikoon koguneb rohkem. Ehk siis mõnes mõttes jah, ta tekitab justkui sellise plaastri toimaine, aga samal ajal jällegi on see, et kui nüüd on see mikromõra seal ja me peseme oma juukseid, kammime, juuksed hõõrduvad üksteise vastu, siis see mõra koht on see, kus juus katkeb ära. Nii et tegelikult silikoonid on väga head tooted just selle mõttega, et see on võimalus seda juust siis pikemaks kasvatada. Aga need silikonid kuhjuvad sulle pähe? Jah, tõsi. Silikonid võivad koguneda, aga mitte päris nii, kuidas sa arvad. Et kas ta tõesti siis kuhjub ka või? Ta kaob ära selline ikkagi 2-3 päevaga, jällegi on, et me harjame oma juukseid, pidevalt peseme neid on ja, et kui see silikoon kuhjuks, siis see tähendab seda, et see peaks olema arvestades, kui palju me kõik šampoone, palsameid ja ka erinevaid nahahooldustooteid kasutame, siis see peaks olema looduses kuskil nagu juba nähtaval. Oh my god, nii et see on järjekordne vale, sest see on nagu kui ma otsisin nagu videosid selle kohta, et mis inimesed räägivad, siis see on nagu top 1 asi, millega nagu nii-öelda ähvardatakse, et need kuhjuvad sul nii palju ja siis üks hetk sul kukuvad kõik juuksed peast välja silikoonide pärast. Ei, seda kindlasti ei juhtu, et sellepärast muretsema ei pea. Silikoonid on olnud tõesti turul seal 1950-ndatest alates. Nüüd, kui me mõtleme oma esivanematel on ja, et siis sellisel juhul peaksid nad olema kõik juba silikoonidest kiilakad. Peaks tõesti patsient tundma, et konkreetne preparaat näiteks teeb ta juukse raskeks, siis on mõistlik tõesti see ära asendada. Aga silikoone ise ei pea juuksehooldustoodetes absoluutselt kartma. Et hirmu edasi külvata, on välja ilmunud ka sellised äpid, mis ütlevad sulle 100 punkti süsteemiga, kui hea või halb toode on. Tuleb välja, et ka need äpid ajavad enamasti jama. Järgmine asi, millega siis otsustatakse, kas toode on siis väärt ostmist või halb või hea, on siuke äpp, millega sa skännid siis seda triipkoodi ja siis ta ütleb sulle, võtsin sulle siit ühe kreemi ja see ütleb 45-100 ei ole väga hea. Vastupidi, see on üks mu lemmikuid tooteid üldse. See parafeen, paha. Üldsegi mitte mingite standardiseeritud nagu ütleme andmebaasidele toetudes, nad ütlevad, et see on halb X põhjusel. Nüüd, et väga väikestes kontsentratsioonides ei tee see molekul mitte midagi halba, nii et näiteks kui me toome siin naha või esteetilisest meditsiinist sellise näite, siis tänapäeval peaaegu, et kõik teevad botuliinteraapiat või siis rahvakeeli botoxit on ju. Aga botuliin on üks kõige tugevamaid mürke, mis maailmas on, aga ometi väga väikeses annuses ta ei tee organismile mitte midagi halba ja ta on turul olnud mitmekümneid aastaid ilma igasuguste probleemideta praktiliselt. Kahjuks natuke sotsiaalmeedia kõik toimib sellise hirmutamise nagu, et need uudised müüvad rohkem. Märtsimisväärselt kasulik on osta uus seade just märtsikuus. Näiteks selle nutitelefoniga saad kaasa märtsimisväärse kingituse. Korraliku uuskasutatud tippsüleri saab märtsimisväärse erihinnaga ning paljud muud tooted on märtsimisväärse soodustusega. Telia. Pärast meeletus koguses erinevate brändide skännimist ei leidnud me ühtegi, ei odavat ega kallist, mis annaks meile rohkem kui 60 punkti 100. 48. No aga mida me üldse tohime kasutada? Nii, kui 70-eurone šampoon oli meil skooriga 52, siis mis on vana aja? Veel see on nüüdsest 47.
nii et mis vahet sellel? Ma vaatasin selle läbi selle äppi, ma panen selle siia kuhugi ja seal on päris palju neid oranže asju. See jääb täna ära ja ma just testisin puhast loodust ja selle skoor oli 90, nii et ma pigem proovin seda. Wow! 4 euro eest endale šampoon ja balsam saada on küll midagi muud ikka. Kui ma lähen nüüd poodi shoppama, vaatan neid šampoone ja balsamaid, kas seal on mingi koostisosa, millest ma tõesti siiski peaksin ikkagi hoiduma? Peaaegu, et mitte kunagi ma ei ütle, et seda sa kindlasti kasutada ei tohi. Muidugi näiteks patsientidel, kes on sellised polüallergilised või neil on väga palju erinevaid allergeene, peaks vältima siis neid allergeene, mis nendest epikutaantestidest välja on tulnud, aga tavainimene tegelikult ei pea kartma, et kui ta ostab mingisuguse šampooni või balsami, et ta võib endale midagi halba teha. Jällegi, kui ta peaks tundma, et konkreetne toode talle ei sobi, siis lihtsalt järgmine kord osta mingisugune muu toode. Siin ma nüüd olen. Lähen proovin kohe oma huvitavad uued tooted ära. Silikonist ei ole siin haisugi, on ja? Siin küll aga on sodium cocoa sulfate, aga kui ma lugesin selle kohta, siis see on ikkagi sulfaat. Põhimõtteliselt see on midagi kookostega seotud ja palju parem kui need muud SLS-id. Vot sellist kaadrit ei oleks ma siin kanalil oodanud. Vaata, praegu on nii, et ma võin sasida oma juuksed ükskõik kuidas ja mul käivad ikka näpud läbi ja see on see silikon. Seda silikoni ma nüüd siit ei saa. Ma olen natukene mures selle pärast. Ma ei ole kunagi T-särgiga duši all käinud. That's a first. Vaata, ma ei tea, kui palju seda minema peab, sellepärast, et ma olen harjunud, et minu šampoonid lähevad ekstreemselt vahtu, aga ma sooviks oma dušiga jätkata, nii et kui ta oleks nii viisakad ja nagu läheks minema. Ma pean ütlema, et need on üllatavalt pehmed. Näpudesti täitsa läbib isegi, kui ma olen agressiivsem. Nad on üli pehmed ja kõik on hästi, lihtsalt nad on nii nagu... Ma nüüd lisasin ühe seerumi. Seal on mingid õlid, kindlasti on silikon ka seal sees ja ma ei sirgendanud, aga lihtsalt vaadake, kui palju viisakamad mu juuksed on pärast natukene abi oli vaja. Tehke, mis iganes teie juustel töötab. Et ma arvan, et kõige olulisem on see, et lugeda, et missugusele juuksetüübile ta on mõeldud, et kas ta on mõeldud tõesti värvitud juuksele, kuivemale juuksele, sellisele kahusele juuksele või ka normaalsele juuksele. Ja see on nüüd esmane, mille järgi siis see valik teha. Ja kui sa peaksid tundma, et see konkreetne toode ei ole võib-olla sinu jaoks, siis lihtsalt lähed mõne muu tootele üle. Lihtsalt uurige natukene oma juuksetüübi kohta ja ärge laske ennast mõjutada igal jumala trendil. Sest ma garanteerin, et paari kuu pärast tuleb jälle keegi, kes ütleb teile, et visake kõik oma vanad šampoonid minema. Aga kuidas teie juustega lood on? Kas te olete kasutanud mõnda muud brändi, sellepärast et interneti poolt survestus oli liiga suur? Kas sa jooksid pärast seda tagasi oma odava šampooni juurde või oled sa alati olnud lojaalne ühele tootele? Andke kommentaarides teada.